tere, aitäh teile, aitäh. Kõõm. Kõõm oli rets stress noorena, onju. Täpselt nii rets, et mul enam ei ole juukseid, see on kui rets stress kõõm oli. Ma leidsin ainsa lahenduse kõõma vastu ja see on juuksed kaotada. Ei nagu naljakas täiskasvanuna tagantjärgi mõelda, kui hull stress kõõm oli noorena. Vaat kui sa koolipäeval ärkasid kell 7 hommikul vannitoo peeglis, sügad pead ja näed, et lund hakkab langema. Kõik läks aegluupi korraga, nagu, ma ei saa kooli minna täna. Sa pead ema üles otsima, nagu kirjuta mulle vabastus. Ma ei tea, mis sa kirjutad sinna, ütle vanaema suri ära või midagi. Mul on ükskõik, ma ei saa kooli minna. Ja tegelikult põhjusega ka, onju. Sest kui sa läksid kooli nii, et sul oli kõõm, see sai brutaalne päev olema. Teised lapsed ei andnud kunagi armu. Kui koolipingis sa istusid, sügad pead, lund hakkab langema. Kõik näpud korraga sinu peale. Kõõm, 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 tapa ära ennast, kõõm. Ja ma arvan, et suur osa sellest on see, et lapsed ei saanud aru, mis asi kõõm tegelikult on. Kõik käitusid nagu selleks aits või midagi. Oi, eemale kõõm, ära minu peale saa seda. Võib-olla mõni õpetaja oleks võinud need paar sekundit võtta, et see lahti seletada. Et see on lihtsalt kuiv peanahk. Rahuneme kõik natuke maha. Ja just ma mäletan, meil kasutati sõna kõõm nimisõnana, solvanguna. Öeldi nagu, et Triin on kõõm. Mis nüüd, kui sa mõtled seal, mida sa isegi öelda üritasid? Triin on kuiv peanahk. Ja ma arvasin, et ma olen kaitstud nüüd, kus ma olen kiilakas. Aga ma toon teile halbu uudiseid, kutid. Tuleb välja, et mujal su keha peal võib ka kuiv nahk olla. Ma ei tea, kas teie olite sellest teadlikud, mina õppisin karmil teel seda. Ma mäletan, ma sõitsin bussiga, ma olin oma mõtetes sügan habet. Ja korraga näen, et habemest hakkab lund langema. Kõik see lapsepõlve trauma kohe tagasi. Ei, see ei saa minuga juhtuda täna. Miks? Ma olin nii valmis, et bussijuht vajutab piduri plokki, pöörab kabiinist ümber. Kõõm, kõõm, kõõm. Tapa ära ennast. Ja mingi teine mees nägigi seda ja hakkas rääkima minuga. Joo mees, tundub, et sul on habekuiv. Ja mul oli nagu, et ütle, mis sa ütlema pead. Ja siis ta oligi nagu, et ei, tundub, et su habe on kuiv, et sa peaks tõenäoliselt õlitama seda. Ja mul oli nagu, et ja veel? Mis sa tahad, et ma tapan ära ennast? Ja siis tema oli nagu, ei, ma ei tea, habe on kuiv, õlita. Või ära õlita, ma ei tea, sa oled täiskasvanud inimene, tee, mis sa tahad. Ja see oligi kõik, päev läks suht normaalselt edasi. Vahepeal on päris äge täiskasvanu olla. Sest kõik need asjad, mis noorena olid, tundusid nagu jõhker elu ja surma küsimus, on ju. Kui sa täiskasvanuna mõtled selle peale, lihtsalt naljakas. Näiteks üks minu suuri stressiallikaid noorena oli koolivorm. Ma käisin sellises koolis, kus pidi koolivormi kandma. Kaagpere pahade tüdrukute koolis. Nad ütlesid meile, et ise te tahtsite pahad tüdrukud olla. Siin on teie võrksukad ja nahkseelikud. Ei, tegelikult ma käisin Tartus ühes erakoolis ja enne kui keegi hakkab guugeldama, kui kauge Urmas Sõõrumaa sugulane ma olen. See oli 90ndate Tartu erakool. Ma sõitsin linnaliini bussiga sinna. See on nagu üliglamuurne. Ja algkoolis väga ei pannud tähele, et selle koolivormi kandmise juures midagi erinevat oleks. Sest algklassi õpilasena sa ei pane niikuinii ise riidesse ennast. Algklassi lapsena tegelikult sa tahaks lihtsalt paljas ja vaba olla. Aga isegi täiskasvanuna mõeldes koolivormi peale, eriti nagu algklassi lastel, see võiks vähemalt siis nagu vanuserühmale sobiv olla. Et neil on neoonvärvides tunked ja propelleriga müts. Lihtne liikluses näha. Aga see, et juba algklassi lastel on koolivorm, viigipüksid, pintsakud, miks nad väiksed ärimehed peavad olema? Selleks, et hommikul koos kokku saada ja olla nagu A, B, C, D, E. Siis natuke kriiti süüa. Ja siis kell 1 päeval oma portfell võtta ja öelda, et kohtume homme, kolleegid. Täna oli töine päev.
see oli umbes põhikoolis, kus me hakkasime klassivendadega koos aru saama, et selles koolivormi asjas on midagi erinevat. Kui peale ühte koolipäeva üks mu klassivend sai bussipeatuses bussi oodates peksa, sest tal olid viigipüksid jalas. Jälle asi, mida ma ei ole täiskasvanuna väga näinud. Ma ei ole ühtegi ärimeest Balti jaamas jooksmas näinud. Sest mingi vene on, viigipüksid istuda, Aga toona sellised olid reeglid. Sul on viigipüksid, sa pead karistatud saama. Ja me panime kohe klassivendadega koos kuklas 1+1 kokku, viigipüksid väljaspool kooli tähendab surm. Ja su vanemad võivad üritada sind lohutada, et ei no, tõenäoliselt neil teistel poistel, neil on kodus, mind ei koti, mis neil kodus on. Mina tahan elusalt koju jõuda. Ja viigipükstega seda ei juhtu. Ja me hakkasimegi kõik hommikul kooli ilmuma kamoflaažis. Me jõudsime koolimajja nagu tavalised lapsed, teksapükstes, pusades. Ja siis kell 8 hommikul keset koridori, sest meil ei olnud eraldi garderoobi. 8 hommikul keset koridori kamp väikseid poisse lihtsalt pükse jalast võtmas. Et viigipüksid jalga panna, vanglavahetus võib alata. Ja olles ise nagu selle koolivormi asja läbi teinud, endiselt tegelikult ei saa aru, miks see nagu vajalik on või mis see nagu eesmärk on. Ja ma olen lugenud, see on vahepeal uudistest ka läbi käinud, kuidas mingi erinevad koolidirektorid vaidlevad omavahel, kas koolivorm, kas on hea, kas on halb. Ja mulle ei meelde, kuidas ühe Tallinna koolidirektori kaitsekõne koolivormi jaoks oli selline, et aga kujutage ette, et te sõidate lennuliiniga, kus kõik stjuardessid kannavad suvalisi riideid. Ja mul oli nagu, et kuidas see tüüp direktoriks sai? Ma ei ole sitemat analoogi elus kuulnud. Nagu, mis need ühised pidepunktid siin isegi on? See on sama loogiline analoog, kui ma üks teile nagu, kutid, minu arvates kõik Riigikogu liikmed peaks juuksevõrku kandma. Te küsite, miks? Las ma seletan. Kujuta ette, et sa lähed sööklasse. Ja ühelgi sööklatädil pole juuksevõrku. Te ei oleks selle peale nagu, polegi nii mõelnud. Kui te nii seda serveerib, siis küll, ja nad peaks kõik juuksevõrku kandma Riigikogus. Minu teooria on see, et koolivormi tegelik eesmärk, ja see on natuke tume, aga minu arvates koolivormi tegelik eesmärk on muuta õpilased õpetajate jaoks vähem seksikaks. Ja ma tean, kõik on alati oma silmaklappide ees nagu, issand jumal, kes üldse siin maailmas võiks lapsi nii näha? Ava oma silmad ja vaata natuke ringi. Loe kord kvartalis uudiseid. Meil on kord kvartalis see uudis, kus jälle avastati, et mingi õpetaja on juba 5. aastat järjest õpilasega suhtes, sest tead, nad ajalootunnis lihtsalt leidsid teineteist. Neil on lihtsalt nii palju ühist. Neil mõlemal on teisipäeva hommikul kell 10 ajalugu. Ja kus sa peaks tänapäeval leidma veel kellegi, kellega sul nii palju ühist on? Ja alati, kui ma neid uudiseid näen, ma lähen kommentaariumisse, sest ma olen nii naiivne, et ma olen enda peast nagu, et kindlasti see on see üks asi, mille osas me oleme kõik nõus, et see on vale. Ja siis avad kommentaariumi alati 99% inimestest õpetaja poolt. Ja mis on tänapäeval pöörane, enda päris nime alt, nagu enda pildiga, enda päris nime alt kirjutamas sinna, no jaa, aga oled tänapäeva 12-aastaseid näinud üldse. Kuidas sa peaks keskenduma, kui ta istub sul esireas nabasärgiga 12-aastane naba otsa sulle vaatamas. Ja vaatad, päris inimene, klikid peale profiilipilt, tema on 2 lapsega ATV peal. Enda nime alt. Ja alati, kui sa arvad, et see on jäämäe tipp, siis tuleb kellegi vanaema poolt kirjutatud kommentaar. Ja jälle, päris vanaema, nimi juures, pilt juures, tema pannkookidega Sireli põõsa ees. Tore, armas vanaema. Ja sa oled valmis, kindlasti ta ütleb midagi kogenud ja mõistlikku. Ja siis see kommentaar saab olema, no jaa, aga ma olen neid tänapäeva 14-aastaseid litse näinud küll. Kannavad huulepulka juba ja me kõik teame, mida huulepulk tähendab. Sa teed siia suure punase ringi, et munn läheb siia.
võtke vanaemal net ära. Tagasi nuppudega telefoni peale. Me ei ole ühiskonnana vanaema arvamusteks valmis. Ja see on päris argument, mis ma kuskil lugesin, mis nii pöörane mu jaoks. Sest ma palun teile, kutik, kui te tooks praegu mingi väikse lapse lava peale. Ma oleks nagu väike laps, ei kõneta. Aga kui ma nüüd pööran selja ja te värvite ta huuled ära. Ma palun teile, kui ma ümber pööran, ma ei ole nagu nüüd ta on vastupandamatu. Ei. Nüüd ma olen nagu väike laps huulepulgaga. Veider. Ja noh, need pervertõpetajad võiks vähemalt natukene vastu tulla meile, on ju. Noh, pead juba kooli ajal või? Oota, kuni ära lõpetab. See ei ole ka super, aga leiame kompromissi. Miks sa pead juba kooli ajal? Miks sa pead olema see tüüp, kes kuradi küpsiseid küpsetades hakkab tainas sööma? Ju ära oodata. Ja Eestis enamasti need uudised, tegelikult peaaegu kõik uudised sellest teemast meil, minust on see, et meessoost õpetaja, tüdrukust õpilane. Ma ei ole Eestis seda uudist väga näinud, et naissoost õpetaja ja mingi poiss, mis on huvitav. Sest ma olen kindel, et meil on väga palju poisse, kes on valmis seda uudist tegema. Nad on nii valmis, näpp päästikul, ooterežiimil. Sest ei ole kiimasemat elusolendit siin maamuna peal, kui seda on teismeline poiss. Ja ma tean seda, sest ka mina olin teismeline poiss. Ausalt öeldes see on isegi imetlusväärne, et teismelised poisid suudavad vahetunni ajal sirgelt kõndida. See, et nad terve vahetundi ei ole kuskil õhku pumpamas. Et nad nii palju suudavad tagasi hoida ennast, see on imetlusväärne. Sest ma mäletan, kui ma käisin põhikoolis, üks hetk meile anti noor vene keele õpetaja. Või no ei antud. Nagu teda ei ohverdatud meile. See oli päris inimene, kes otsustas vene keele õpetajaks tulla. Ja kui ma ütlen noor, mitte meie vanune, ta oli 30, me olime 14. Ja vene keel oli niigi raske. Ja nüüd ürita vene keele tunnis keskenduda, kui laud väriseb, sest su klassivend on kõrval lihtsalt nagu siiski, balšie, siiski. Ja sa oled tema kõrval nagu kurat, ma ei kirjuta ammu kirillitsas enam, ma tegin 3 kuuske just. Ja kui on üks olukord, kus on üks püks, mis ei tule kasuks, siis see on see olukord ja viigipüks. Viigipüksid on loodud keskealiste ärimeeste jaoks, kellel rahulikult pendel ripub lihtsalt. Magav tiiger pole ohtu ka. Viigipüksid ei ole loodud teismelise poisi jaoks, kellel on 90% ajast kõva. Nagu iga vene keele tund lõppes nii, et keegi ei läinud ära. Õpetaja pidi ajama meid ära. Ei, mul tuleb järgmine klass peale, palun minge ära. Ja siis kõik punastades tõusevad püsti nagu das vidania õpetaja. Ja ma arvan, et sellepärast ma nüüd täiskasvanuna käingi nii riides, nagu ma käin. Sest nad ütlevad esinejatele, et selleks, et esinemishirmust üle saada, kujuta alati publikut paljalt ette. Ei, tegelikult ma arvan, lihtsalt kuna ma ei saanud teismelisena ise ennast riidesse panna, nüüd ma olen 35-aastane teismeline. Aga mõeldes kooli peale, ma arvan, et paljud inimesed, kui me mõtleme kooli kui sellise institutsiooni peale, osa meie ühiskonnast, et kui me mõtleme, mis kooli eesmärk on, siis ma arvan, et paljud arvaks, et see on harida tulevast põlve, et meil oleks haritud inimesed, on ju. Ja need inimesed arvavad valesti. Ma sain hiljuti aru, kooli tegelik eesmärk on see, et meil oleks koht, kuhu lapsed panna. Ei, sest lasteaed oli juba olemas, hästi nimetatud ka, aed, kuhu sa paned lapsed. Aga mis edasi? Ja noh, ei, mõtle päriselt selle, kas meil tegelikult on 12 klassi haridust vaja?
minu vanavanematel oli 7 klassi haridust, midagi ei jäänud tegemata. Aga tõenäoliselt, kui kool läks lapsevanemate juurde, et tahate, me hoiame 5 aastat veel, nad ütlesid kõik super. See oleks ideaalne. Kui sa saaks täpselt nii kaua teda hoida, kuni ta täiskasvanuks saab ja ma ei vastuta enam. Ja siis kool mõtles välja midagi enneolematut, on ju. Keegi ei näinud seda tulemas. Vaheajad. 3 kuud suvelva. Üheski teises sektoris pole kellelgi seda jultumust isegi olnud. Minna ülemuse juurde ja öelda, et teeme terve suve. Ja see ainuke aeg Eestis, kus sa tahad elus olla. Nad annavad ta tagasi sulle. Hästi mängitud. Aga lapsevanemad ei jäänud vastust võlgu. Nad mõtlesid välja laagrid. Ka päris hea. Ükski laps ei mõelnud ise laagrit välja. Ükski laps ei olnud nagu, kõik olid nagu, ei, sa ei pane mind tähelegi, ma olen Timoga, sõidame ratastega, ma tulen õhtul hilja koju. Kõik olid, ei, sa lähed laagrisse ja leiad uued sõbrad. Kohtume sügisel. Ja kui ma olin 12-aastane, siis ma mäletan, suve alguses mul oli vanematega täpselt see sama olukord, kus nad vaatavad lihtsalt otsa mulle, et mis me teeme sinuga? Ja 12-aastasena suve alguses meid saadeti kunstilaagrisse. Kui keegi mõtleb, kas ma olin aktiivne harrastaja, ei olnud. Viimati võib-olla lasteaias. Ja isegi siis keegi ei vaata mu kriidid aiaseid nagu, wow! Miks Mikael, miks mitte Mikael Angelo? Aga ma olin 12, ma ei saanud väga vastu vaielda. Ju siis kunstilaagrisse minek. Ja geograafiliselt see laager leidis aset, see on nagu Lääne-Virumaa ega Ida-Virumaa. Ma ütleks, et see oli Kesk-Virumaal. Ja neil oli selline teema, et korraldajad ei suutnud kõiki laagrikohti ära täita, neil ei nagu vabasid kohti üle ja siis nad tegid sellise lükke, et nad otsustasid need vabad kohad annetada ühele Narva lastekodule, mis on kaunis žest. Meie kui Eesti laste jaoks oli õudusune näo algus. Ei, kui see Narva lastekodu buss kohale jõudis, see oli konkreetselt nagu kõikides nendes filmides, mis ma lapsepõlves vaatasin, kus Ameerika noortekoondis läheb Vene noortekoondise vastu ja Vene noortekoondis on täiskasvanud mehed. Sealt bussist tulid välja kiledressides, kuldkettidega, habemetes tüübid. Ja me olime lihtsalt 12-aastaste Eesti lastena nagu, et siin nagu vanusepiirangut ei olnud või? Mis laager see on selline? Ja mind pandi ühte kämpingusse ühe Eesti poisiga, kes oli selline tüsedam poiss, selline paks poiss. Ja tal oli selline äge soeng, et külgede pealt oli kiilaks aetud, aga keskel oli suur hari jäetud, mis oli erklillaks värvitud. Mis tänapäeval äge soeng. Tollel ajal sihtmärk. Ja muidugi ta jäi ka silma meie Narva kolleegidele. Juba esimene õhtu, kui me hakkasime enda kämpingus magama jääma, me saime visiidi Narva lastekodu meeste poolt, kus nad tulid õhtul, lõid meie kämpingu ukse sees oleva akna rusikaga sisse, tegid ukse lahti ja ilma suure fanfaarita lihtsalt jalutasid mu toakaaslase voodi äärde, sõitsid talle kümpi ja lahkusid. Ma ei tea, kus kasvatajad olid, sest kedagi ei tulnud. Ma eeldan, et nad ei ööbinud sama platsi peal. Ja sealt edasi oli lihtsalt see, et tuled kustus, tuul puhub läbi ukse ja mu kaaslane nutab läbi öö. Head ööd, äge esimene öö. Ja ma olen kuulnud seda ütlust, et suurest traumast sünnib suur kunst. Ei tundnud seda järgmine päev. Ei tundnud vesivärvidega üldse paremini välja. Ainult suur stress ja paanika. Väga raske on maalimisringis keskenduda, kui sa eemal näed, et need Narva tüübid teritavad pintsleid. Ja järgmine päev mingi kunstiringi keskel nad tulidki minuga rääkima. Nad tulid minu juurde nagu, Mihhail. Ja oot, ma ei pane pahaks, et nad ei oska mu nime hääldada. Paljud eestlased ka ei oska, see oli nende tüüpide kõige väiksem kuritegu selle laagri jooksul.
ja nad ütlesid mulle, Mihhail, mis sa arvad, kui täna värvime sinu silma siniseks? Ja ei, tagantjärgi ma austan neid keelemänge seal. Kunstilaager, silmasiniseks värvimine. Seal oli midagi. Too hetk ei olnud suur fänn. Kohene lihtsalt paanikahoog. Viskasin pintsli minema, pöörasin ümber ja jooksin kiiremini, kui ma kunagi jooksnud teadmata suunas. Kui keegi oleks aega võtnud, tõenäoliselt Eesti olümpiarekordi aeg. Lihtsalt jooksin. Järgmine mälestus, mis mul on see, et korraga ma olin Rakveres oma tädi juures. Mis on 50 kilomeetrit eemal, ma ei usu, et ma jooksin terve tee. Ja see võis olla äge üllatus mu tädile ka, keset suve uks lahti teha ja laps, kes pole isegi minu oma. Täpselt see, mis minu suvest puudu oli. Aga ma mäletan, et siis ta helistas mu vanematele ja neil oli hästi pikk telefonikõne, kus ma eeldan, nad väga täiskasvanulikult analüüsisid olukorra kõiki tahke, võimalusi. Ja selle kõne lõpuks see lahendus, mille nad jõudsid, oli see, et mind saadeti laagrisse tagasi. Ma usun, et nad kaalusid kõiki variante ja see oli ainuke optimaalne lahendus. Tagasi teen laagrisse autos. Ma olin võrdlemisi löödud. Ma olin nagu, et ma andsin endast parima. Kui ma suren 12-aastaselt, ju see oli mu elu. Ja siis, kui mind uuesti laagrisse maha visati, siis muidugi üks Narva tüüpidest oli juba seal ootamas. Ja mul oli nagu, et okei, saame sellega ühele poole. Ja siis ta tuli minu juurde ja ütles, Mihhail, ma ei ole mitte kunagi, mitte kedagi näinud nii kiiresti jooksmas. Tänasest sa oled Schumacher. Ja kutid tuleb välja, et kui sa hästi kiiresti konflikti eest ära jooksed, sa võid võita oma vaenlaste austuse. Sellest hetkest me saime nende tüüpidega sõbraks, mul oli uus äge hüüdnimi Schumacher ja me peksime seda paksu tüüpi koos edasi. See koht, kus ma elan, paljud ütleks kodu selle kohta. Aga see koht, kus ma elan, meil olid hiljuti katusemehed olid katuse peal. Mina feministina oleks katuse naisi tahtnud, aga firma ei pakkunud. Ja äge kogemus, äge periood elus, soovitan kõigile, isegi kui sul pole katuse peal töid vaja teha. Lihtsalt proovi. Näiteks, kui sa oled nagu mina ja sul on raskusi hommikul ärkamisega, soovitan katusemehi. Sest ma elan viimasel korrusel ja katus on siis minu pea kohal, on ju. See on see, kuidas arhitektuuris tavaliselt see lahendatakse. Ja nad alustasid iga hommik kell 8. Ja ma mäletan nii selgelt, kuidas see esimene hommik, ma olen sügaval remmunes. Kui korraga tuleb hääl, mis tuleks nagu minu enda otsmiku seest. Putsi küll. Samad sõnad. Kas sa saaks iga hommik mind nii äratada? Meie kaunis algus Eesti päevale. Ja mis oli lahe, oli see, et see sama hääl tuli hiljem natuke vaiksemalt otsa. Vihkan, kui nii läheb. Mis oli nagu armas. Ma arvasin, et ainult minusugused, kui nad üritavad IKEA mööblit kokku panna, on see putsi küll, vihkan, kui nii läheb. Aga tuleb välja, et professionaalidel juhtub ka. Ja itaalia keeles neil on eraldi sõna selle jaoks. Itaalia keeles on selline sõna nagu umarell ja see tähistab siis neid vanamehi, kes seisavad ehitusplatside ääres päev otsa, käed selja taga ja lihtsalt vaatavad ehitusplatsi. Ja see katusemeeste periood, ma hakkasin sellest fenomenist aru saama. Ma jäin nii mitu korda rongist maha, sest ma jäin lihtsalt aia ääres katuse peale vaatama. Mehed. Päris mehed. Sest ma ei tea, mul on alati terve elu nagu sees see väike kripeldus või sügelus olnud, et ma tahaks ka olla selline kuldsete kätega mees. Aga ma olen selline salatinäpp, ma ei oska mitte sittagi. Nagu lihtsalt ei tule, ei ole, ma olen üritanud, ei hakka külge lihtsalt. Sest koolis oli juba tööõpetus.
mis on kõige halvemini nimetatud õppeaine. Sest mitte keegi ei õppinud tööd tegema seal. Ja meil oli veel see, et meil ei olnud enda tööõpetuse klassi, seega meid saadeti teise kooli tööõpetusse, kus meil oli tunniplaanis tund aega linnaliini bussis, tööõpetus, tund aega linnaliini bussis tagasi. Väga ebaefektiivne ajakasutus. Ja kui me esimest korda sinna teise kooli jõudsime, siis kohalikud õpilased olid nii kenad, nad tegid väikse tutvustuse meile. Nad ütlesid, et tööõpetuse õpetaja nimi on Keldripaks. Me tänasime neid selle väärtusliku info eest. Ja kui keegi mõtleb, miks tööõpetuse õpetaja nimi Keldripaks oli, see oli sellepärast, et tööõpetuse klass oli keldris. Ja ta oli paks. Noored ei mõtle väga palju hüüdnimede peale. See on rohkem selline asukoht, välimus läks. Mis on tagantjärgi huvitav minu jaoks, sest tegelikult Keldripaksul oli nagu rets kõõrtsilmsus. Ei, mis ma lihtsalt ütlen hüüdnime mõttes. On minu arvates palju silma torkavam. Aga nad olid nii kenad ja nad vaatasid sellest kõrvale. Täpselt nagu Keldripaks kõigist oma õpilastest. Ei, see oli väga naljakas, kuidas keegi ei saanud kunagi aru, kelle peale ta pahane on. Sest oli lihtsalt klassi ees nagu lõpetage ära! Ja kõik olid nagu. Ja kõik lõpetasid ära. See töötas ringiga tema kasuks kuidagi. Aga Keldripaks õpetajana, ma ütleks, ta oli natuke nagu Maxima iseteeninduskassade ülem. Et ta nagu oli seal, aga ega temast palju kasu ei olnud. Noh, vahepeal oma trooni pealt õikab valesti. Mis on nagu, jah, sellest ma sain ka ise aru. Kas võiks natuke konstruktiivsem olla, näiteks öelda, kuidas õigesti on. Ei, Keldripaksu õpetamismetoodika oli see, et ta veerandi alguses ütles meile, et puuklotsid on siis seal ja veerandi lõpus näeme. Ja üllataval kombel, kellestki ei saanud meistrimeest. Mõtle, kui matemaatika oleks sama ülesehitusega, et Ülle tuleb lihtsalt veerandi alguses klassi ette, et kalkulaatorid on siis siin. Ja ega suurt midagi rohkem ei olegi vist, et jah, veerandi lõpus kohtu. Aga tööõpetusest nagu kasu ei olnud. Aga see kripeldus on ikka nagu edasi ka sees on. Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis oli jah ikka see. Ja ma tegin selle loogilise sammu peale gümnaasiumi lõppu. Ma läksin edasi õppima. Tartu Ülikooli, inglise keelt ja kirjandust. Siis ma lõpetasin selle ära. Ja peale seda ma läksin Tartu Kutsehariduskeskusesse. Klassikaline Eesti hariduskäik, ma ütleks. Alg, põhi, kesk, kõrg, kutse. Me käime kõik ta selles järjekorras läbi. Ma läksin 25-aastaselt Tartu Kutsehariduskeskusesse tisleriks õppima, sest ma ei teadnud, mida see sõna tähendab. Mul olid nii valed ootused. Ma jõudsin 1. september kohale oma ruudulise flanellsärgiga, habeõlitatud valmis poistega 2 aastat puitu katsuma lihtsalt. Aga kutsekas ma sain ka õige kiirelt aru, et äkki mul on geneetiliselt midagi valesti. Noh, lihtsalt, üritad küll, teed harilikuga ette, 10 korda mõõdad, 10 korda mõõdad, 1 korra lõikad, astud sammu eemale, kõik on viltu. Kogu aeg kõik oli viltu. Ja kes on kunagi üritanud mööblit teha, üliraske on, kui viltu on. Kui ei hakka. Korraks mul oli kutsekas see tunne, et äkki siit tuleb midagi, kus peale ühte praktikapäeva praksi juhendaja tuli minu juurde ja ütles mulle, et kuule, mis sa homme õhtul teed? Aga mitte nagu need õpetajad. Kuigi, ma arvan, et see oleks okei on. Ma olin 25, mul oli kõrgharidus. Ma olin võimupositsioonil vist. Aga enda peas ma lugesin seda kohe nii, et see tüüp nägi seda taburetti, mis ma tegin. Ja ta pani enda peas kokku, et kui meie 2 hakkame koos tööstuslikus mahus taburette tegema. Siin on nagu haige raha laual praegu. Ta haistis raha. Ja ma olin väga pettunud, kui tuli välja, et see, kuhu ta mind kutsus, oli mingi Amway võrkturunduskoolitus. Sa tunned ennast alati nii lollilt selle Amway Cruise'iga seistes kuskil. Nagu, et jälle. Ma oleks pigem kohtingule läinud. Ma pidasin kutsekas 5 kuud vastu, mis tõenäoliselt oli minu jaoks 5 kuud liiga kaua. Ja
ma arvan, et ma pidasin nii kaua ainult sellepärast vastu, et kutseka sööklas on ülimaitsev söök. Ja te ei kujuta ette, kui hea isu sul on, kui sa päev otsa puitu persse keerad. Iga kord nagu oleks välja teeninud sulle. Aga ma ei tea, ma arvan, et osadel meestel on tõenäoliselt see, on ju, et ma ei tea, isa õpetas. Need, kellel on isa, on ju. Mul on ka, aga tahtsin lihtsalt dramaatilist pausida. Ja ei, ma olen tänulik oma isale nagu kõige eest ja me saame hästi läbi ja ma ei taha oma isa kohta midagi halvasti öelda, aga mul on kahtlus, et temalt ma geneetiliselt need salatinäpud pärisingi. Eest ainuke asi, mis ma isa kõrvalt õppisin, oli kuidas ehitusmees rääkida. Tegema väga ei õppinud. Teda vaadates põhiline tarkusetera, mis ma ise endale kõrva taha panin, on see, et enamasti tuleb finantsiliselt palju targem kohe spetsialist kutsuda. Tuleb välja, et kui sa ise pusid ja rohkem persse keerad, kallim tuleb. Aga mu isa on selline vanakooli mees ka, et tema generatsiooni mehed, see on nagu mingi uhkuse, mingi alfa staatus asi, sa ei tohi tunnistada, et sa ei oska midagi. Nende kreedo on põhimõtteliselt, et tee iga hinna eest. Kui ei oska, tee valesti. Peaasi, et sa teed. Ja suures osas minust täiskasvanu elu ongi see, et kõik täiskasvanud üritavad alati nägu teha, nagu neil on kontroll olukorra üle, ja nad saavad kõigest aru, sees on täielik paanika, lihtsalt ahv kiljub kuklas. Ja väikeste laste peal see töötab, kõik väiksed lapsed usuvad seda, nad päriselt arvavad, et täiskasvanud teavad asju ja oskavad asju. Ma mäletan, kui ma olin ise väike laps, auto tagaistmel, isa on roolis, sõidab läbi lumetormi. Sa oled sealt tagaistme pealt nagu. Kuidas ta isegi näeb? Paps ongi kotkas või? Selline mees. Ja lõpuks, kui ise saad täiskasvanuks, esimest korda oled autoroolis, sõidad lumetormis. Et nagu kõhu tunde pealt. Väga ohtlik, väga. Me ei jõudnud tänu isale koju, me jõudsime tänu Jumalale koju. Ja see on üldse mingi meeste värk, vaata. Mehed keelduvad kasutamast fraasi ma ei tea. Lihtsalt keelduvad. Ja ma arvan, et ühiskond oleks nii palju parem koht, kui mehed natukenegi julgeks seda fraasi kasutada. Mitte isegi iga kord. Vahepeal. Meil oleks tõenäoliselt lendavad autod juba. Kindlasti meil oleks vähem kosmoseraketi plahvatusi. Kui mingi mees seal liinis oleks julgenud öelda, ma ei tea. Selle asemel, et ei tundub ok, minge. Ja mehed lähevad alati nii kaugele ka sellega, vaata, nad on nõus lõpuni bluffima sellega. Selle asemel, et lihtsalt öelda, ma ei tea. Vaata alati, kui suvel on mingi istumine, mingi kamp inimesi on koos ja kellegi auto teeb veidrat häält, see alati terve kari mehi läheb otse selle auto juurde ja kohe grill üljatakse, pohhu las kõrbeb. Meil on uus missioon. Nagu komeet oleks kukkunud ja lihtsalt karipärdikuid jookseb sinna äärde kohe. Ja statistilise tõenäosusega mitte keegi neist ei ole automehaanik. Aga kas keegi tunnistab seda? Mitte kunagi. Ei, kõik lähevad juurde, mingi vend hakkab lihtsalt tagumist rehvi toksima. Rõhk tundub ok. See ei ole nagu küsimus all. Ja nad on lõpuni välja lähevad, vaata, päikseprillid ette, kõik žetoonid sisse, täis bluffi peale. Mingi vend nurgast, lükkame kapoti lahtine. Miks? Keegi meist ei tea, mis seal all on. Aga ei, nüüd on kõik rivis seal kapoti all, vaata, ja hakkab see kõige suurem bluffimisring, kus kõik hakkavad mingit suvalisi sõnu õhku viskama. Lootuses, et teised ka ei tea, mida need tähendavad. Ai, siin tundub mingi klassikaline karbussi-nuss vist. Ei, ma olen kuulnud, et kõrge clearance'iga võib niimoodi juhtuda. Ja millest te räägite? Ja ta on nõus nii kaugele minema, et nad tõstavad su auto varuosadeks põllu peale laiali. Kuni nad lihtsalt, see oli persses niikuinii, see oli. Siin ei olnud enam päästa niikuinii, ma andsime endast parima nagu see. Ja ma olen tähelepanu, et minu generatsiooni tüübid käituvad arvutitega täpselt samamoodi. Alati, kui kellega mingi arvuti probleem, kas keegi ütleb, et sorry, pole minu eriala. Kõik on alati mingi, lükkame lahti, vaatame, mis värk on.
sul driverid on uuendatud või? Sa ei tea, mida see tähendab. Nüüd sa pead selja tagant vaatama, kuidas su sõber tõmbab viiruse alla sulle. Ekraan läheb siniseks, tossu tuleb välja. Ja ta läheb ikka seda jultumust üle olla. See oli persses niikuinii. See mudel üle 5 aasta ei kesta niikuinii. Ja ma tahaks, et ma oleks ise parem. Aga ma olen täpselt samasugune. Kui ma olen autoroolis ja mul on naine kõrval ja auto teeb veidrat häält. Elu sees ei tunnista, et ma ei tea. Vaat kui ta on seal kõrva istme nagu, et kallis, kas sa peakski sellist häält tegema? Ja sa lihtsalt hakkad vaikselt raadiot kõvemaks keerama. Ai, see on see täiesti, see on normaalne, see on kui amordid soojenevad. Seda Taukari lugu oled kuulnud või? See uus Taukari lugu, päris hea Taukari kohta minust. Vana ja Tallinn-Tartu keskel vaikselt soojenevad. Ja samal ajal enda peas sa oled nagu, et ma loodan, et me ei plahvata. See oleks nagu nii nõme, kui me plahvatame praegu. Ja lõpuks läbi mingi ime jõuategi istumisele kohale, pargid oma logiseva auto ära sinna hoovi peale ja selle heli peale, kes juba nuka tagant tuleb, kuradi ahvide planeet. Lükkame kapoti lahti või? Ja nüüd sul ei ole autot enam, sest keegi ei julgenud öelda, ma ei tea. Minu arvates kõige ebaõiglasem asi siin maailmas on see, et kodututel inimestel on alati kõige paremini käituvad koerad. Olete tähele pannud või? Kodututel on alati kõige paremini käituvad koerad. Millega nemad selle välja teenisid? Kus jumala silmad on? Ja okei, ma tean, Eestis meil ei ole nagu päris kodutuid, on ju. Talv võtab ära. See on sarnane nagu enamus troopiliste puuviljapuudega. Me ei saa siin kliimavöötmes pidada neid lihtsalt. Kui sa näed, Balti jaama trammipeatus mingi täiskusnud venda, kinnisvara omanik. Ja see on võib-olla teine kõige ebaõiglasem asi siin maailmas. Kui sa sõidad Kopli trammiga, see on sina ja mingi täiskusnud tüüp. 11-2 omab kinnisvara ja see ei ole sina. Nendel tüüpidel alati mingi pärandatud korter Koplis. Ma ei tea, kuidas see protsess välja näeb. Kui vanem parm leiab, et aeg on lahkuda, kas ta jätab võtmed peatusse. Ma ei tea. Kuidagi see korter saab alati pärandatud. Vaat Lõuna-Euroopas, Hispaanias ja Portugalis näiteks, seal neil on päris kodutud. Alati kesklinnas näed, kuskil kiriku lähedal, pappkast on maas, magamiskott. Siis sa tead, et päris on, on ju. Pappkast või magamiskott. Sellepärast ma neid Balti jaama tüüpe ka ei usalda. Alati 2 kätt taskus tuleb sinu juurde. No, peremees. Mis kuradi peremees? Ütle, mis sul taskus on? Korteri võtmed? Kuhu meist tegelikult peremees on? Mine koju tagasi, mis sa kuradi haised siin? Aga Hispaanias, Portugalis, seal on päris kodud, kiriku ees, pappkasti peal. Ja alati mingi koer kõrval. Koeral pole kaelarihma ega midagi, sest istub seal tema kõrval. Ei augu kellegi peale, ei ründa kedagi, sest istuvad kahekesi. Mingi emane koer võiks jooksuaja tipus mööda jalutada. Ei tee teist nägugi. Hullemaid asjugi näinud. Ja samas ma olen tähele pannud, meil nagu, kui meie parmudel on ka, kui neil on koer, siis on alati hästi käituv koer. Ja ma ei saa aru, mis teema sellega on. Kas see on sellest, et koer saab mingi hetk ise aru, et tema nüüd peab olema see vastutustundlik täiskasvanud? Ja just meie parmudel on ka, kui sa näed parmu krossi poodi minemas läbi liukuste, siis alati see koer läheb ise tema selja taga rattaluku juurde kinni panema ennast. Ma panen siis kinni ära ennast, et sa tead, ma olen pärast siin. Ja see parm on nagu, mine ära. Ma ei tea, kes sa oled, mine ära. Ja koer on ikka nagu, et tegelikult ma panin ise kinnast, ma saan ise lahti ka teha, ära muretsi. Ma näen, kui sa välja tuled, kõik on kontrolli all, ära muretsi. Ja see on nii ebaõiglane, sest alati kõik need inimesed, kellel on nagu armastusega võetud koer, kuskil paneelmaja korteri magamistoast, kus oli 100 kuldset retriiverit koos, armastusega võetud koer. Nemad on alati liikluses täiesti paanikas, elu hinna eest rihmast kinni hoidmas. Hei, Charlie, hei! Parmud on alati vastupidi, see väike krants neid kinni hoidmas foori taga. Säärest lihtsalt sikutamas. Ära mine, punane on kurr. Ja see parm on ikka nagu, lase mul, ma tahangi liiklusse minna. Palun, lase mul minna. See
See on ebaõiglane minu arust, sest ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina isiklikult enda elu jooksul pole mitte kunagi näinud ühtegi kodutut ega parmu koera treenimas. Pole kunagi rakse sees seda pilti näinud. Istu. Istu. Tubli. Üks topsivin sulle. Üks topsivin mulle. Sest mu elukaaslasel on 2 koera. Me oleme 7 aastat koos elanud, aga tal on 2 koera. Ma lihtsalt elan seal. Ja mõlemad koerad on koertekoolis käinud. Üks koertest on 2 koertekoolis käinud. Mõlemad lõpetanud ka. Diplomid seina peal. Magistrikraadiga koer. Kuridi cum laude, cum hauk, kõrgharitud koer. Ja istub siis, kui ta juba istus. Ja kui külalised tulevad, nende jalad saavad seksuaalselt väärkoheldud. Alati kui külalised tulevad, sa hakkad neid diplomeid varjama nagu, et ei, me mingi üleeile varjupaigast võtsime see. Ma ei tea, jah, ta käitub veidralt inimestega praegu see. Ja mu elukaaslase koertel on nagu super luks elu, saavad ökotoitu süüa, voodis magada. Eelistaks, et ei saaks, aga see rong on läinud. Ja ma tean, et see hetk, kui ma jätan välisukse lahti, nad on läinud. Ja samal ajal sa näed mingit parmu kuskil räästa all oma koeraga koos. Koer pole rihma otsas, mõlemale tilgub vett pähe. Ja sa saad aru, et sa võid ära minna. Ja see koer on, kuhu mul minna on. See on parim, mis elu mulle anda saab. Aga samas see ongi laiemalt elus nii, vaata. Me tihti, inimestele me loodame, me tahaks, et elu on selline, et me saame vastu täpselt sama palju, kui meie kuskile sisse paneme. Aga kahjuks lihtsalt see ei ole nii. Ma arvan, et lapsevanematel on samamoodi. Ja ma tean, lapsevanemad alati hindavad, kui sa tood mingi võrdluse koeraomaniku olemise ja lapsevanema olemise vahel. Nad on alati ülisillas selle üle. Nad ei saa kunagi pahaseks. Nad on alati nagu, vau, polegi nii ise mõelnud, aitäh. Aga ma arvan, et lapsevanem on samamoodi. Sa võid ise parim lapsevanem olla, anda kõik oma lapsele. Aga kui on paha laps, no lihtsalt kuri on sees. No see sündis selline. Ei, sa võid ise kuredi musitada teda, kallistada, laulda hea tööd, katus pea kohal, head sööki anda, saata eliitkooli edasi. Tagasi tuleb ikka lihtsalt Oxfordi kraadiga munn. Mingi piirini on meie käed seotud siin elus. Ja tegelikult haridusega samamoodi, vaata, et samamoodi nagu sa võid koerte kooli saata, sa võid inimese ka kooli saata, ega see ei tähenda, et midagi juhtuma hakkab. Meil on eesti keeles isegi see ütlus, ega haridus matsi riku. Ja kurat, hea ütlus on. Ma panin ise ka ülikoolis seda tähele. Kui sa käid ülikoolis, sa paned tähele seda, kui palju lolle inimesi ülikoolis on. Ei nagu enda kitsal erialal, väga targad. Aga kohe, kui õppe peab läbi saab, sa nime, et nad otse liiklusse jalutab. Ei, mõelge näiteks kõikide nende Eesti inimeste peale, kes on läbi aegade osalenud Eesti tõsielu-seriaalides. Me ei mõtle tihti kuigi positiivselt neist. Meie esimene mõte ei ole, vau, milline kamp intelligente. Aga väga paljud neist, enamus, kõrgharitud. Okei, lähme spetsiifilisemaks. Kunagi oli selline tõsielu-seriaal nagu Prooviabielu. Ja seal oli selline tegelane nagu Kalvi Kalle. Ja Kalvi Kallet teavad kõik, isegi kui sa pole Prooviabielu näinud, sa tead, kes Kalvi Kalle on. Kalvi Kalle on nagu Batman. Isegi kui sa pole koomikseid lugenud, sa tead tegelast. Ja ma arvan, et probleem ongi see, et kuna Kalvi Kalle on nii suur tegelane, ta on suurem kui elu, siis tihti me unustame ära, et see saates oli ka teine tegelane, kes siis formaadi põhiselt oli naisterahvas, kes pidi abielluma Kalvi Kallega. Ja see naisterahvas, selle saate filmimise ajal, tal olid pooleli õpingud Tartu Ülikooli magistrantuuris biomeditsiini erialal, mis tähendab, et saate filmimise ajal tal juba oli bakalaureuse kraad Tartu Ülikoolist, bioloogia erialal. Ja ma lihtsalt viskan õhku. Kas kuskil bioloogia sissejuhatavates ainetes ei käi seda slaidi läbi, kus on Kalvi Kalle nägu? Ja all suurelt kirjas mitte paarituda. Ma lihtsalt viskan õhku. Ma ei ütle, et Helen halb inimene on.
aga ta kindlasti on paha tüdruk. Ja ma olen kindel, et Kalvigale kodukandis on mingi Ragne Olen, kes on õppinud ette eluülikool. Noh, isegi kui Kalvi tal otsa vaatas, ta sai luuaga nagu, et hoia eemale raisk. Sa oled halb uudis. Ja kurat, minu suurim soov siin elus on vist see, et ma tahaks eluülikooli koera endale. Teeme natuke statistikat ka vahelduseks. Palun tõstke käsi, kes siit on autokoolis käinud. Enamus käed, jah, väga huvitav. Liikluses küll tunda ei ole. Ja ega ma saan aru ka, miks meie liiklus on see, nagu ta on. Ma mäletan, kui ma ise autokooli läksin, siis ma olin nagu, et see on tõsine asi ja mina võtan seda tõsiselt. Ma olen suure metallkasti roolis, mul on vastutus. Liiklusseadus, ma loen selle läbi. Ja siis sa võtad liiklusseaduse kätte. See ei ole eesti keeles. Ma ei tea, mis keeles see kirjutatud on, aga see ei ole eesti keel. Ja mis sa siis tegema hakkad, on see, et sa hakkad mingeid koomiksi pilte pähe õppima. Aru saamata isegi, mis see kontekst on. Lihtsalt manuaalselt tambid pähe, siin on tavaliselt kollane. Ja korraga sa oled liikluses, keset ristmiku. No pruuni Škodat ma ei mäleta. Ja tegelikult, mis minu arvates veel meie liikluse ohtlikumaks muudab, ja see on ebapopulaarne arvamus, aga tõde tihti on automaatkäigukast. Ja ma tean, automaadiga mugav on, mõnus on, mugav on. Aga juba läbi inimajaloo, alati kui me oleme elu teinud mugavamaks, me oleme elu ohtlikumaks teinud. Juba läbi ajaloo, kui me hakkame võtma, siis kui õmblejad kasutasid lihtsalt niiti ja nõela, mis oli suurim vigastus, mis juhtuda sai? Ai, nõel näeks läppu. Kohe, kui meil tulid need õmblustsehhid, kakas. Te kujuta ette ka, palju päevas Sangari tehases naisi vahele läheb. Jah, me saame rohkem särke, aga mis hinnaga? Siis, kui saekaatris olid lihtsalt, 2 meest koomiliselt suure saega, üks ühel pool puud, teine teisel pool. Ja nad õõtsusid. Siis said saekaatri mehed õhtul baari minna, tõsta 5 näppu ja öelda 5 õlut palun. Kohe, kui meil tulid igast need pingid ja asjad, jah, me saame rohkem saetud, aga mis hinnaga? Nüüd peavad saekaatri mehed õhtul baari minema, 3 näppu tõstma. 5 õlut palun. Siis, kui tõukeratas, oli lihtsalt tõukeratas, ilma eesliiteta elekter. Võrdlemisi vähe vanaemasid jäi alla. Ei, elektritõukeratas ülimugav, mõnus, ülilihtne kellegi vanaemal otsa sõid, läinud. Selleks, et vana analoog tõukerattaga kellegi vanaemast üle sõid, see pidi planeeritud olema. Pidid suure X-i maha tõmbama, ütleme, seisa seal vanaema. Ära liigu, seisa seal, mul on üks asi. Ja siis me jõuamegi ringiga automaatkäigukasti juurde. Mida nad tihti ütlevad, mis teeb liikluse ohtlikuks? See, et inimesed, kui nad on roolis, tegelevad kõrvaliste asjadega. Nojah, aga oled automaadi roolis olnud. Igav hakkab. Üks jalg on täiesti surnud. Mingi, et sa võtad süllad, masseerid, natuke, et veri käiks. Vaatad, varba küüned on lõikamatu. Sa hakkad pediküüri tegema, siis võtad telefoni välja, vaatad, millist pediküüri teha. Ilmselgelt sa hakkad teiste asjadega tegelema. Ja ma ei tea, kas te olete seda kuulnud, aga mis on eriti pöörane see, et tänapäeval nüüd saab teha eraldi juhilube, mis ongi ainult automaatkäigukasti juhiload. Ja osad inimesed kukuvad selle eksamiga läbi. Mis sul juhtus? Mäkketõusul suri välja või? Äkki see on see, et kus sa peaks enda sisse vaatama ja mõtlema, võib-olla mitte mulle. Ja ma tean, vahepeal osad inimesed on nagu, aga manuaali roolis inimesed on ka vahepeal telefonis. Aga kas oled selle peale mõelnud, et äkki
Nad on selle välja teeninud. Ja siis manuaal hoiab sind alandlikuna. Manuaali roolis sa eksid maks ühe korra. Noh, kui sa oled kunagi manuaali roolis nii olnud, et sa jääd foori taga magama, vaat foor läks roheliseks, sa tegeled enda asjadega ja nüüd tuleb see kõrvu lukustav signaal tagant, läbib su keha ja korraga on liiga palju infot su keha jaoks. Nagu liiga mitu asja. Kui sa oled kunagi manuaali roolis, rohelise foori tule taga mootori välja suretan. Niimoodi konna pand, et su hing lahkub kehast. Sa võtad ise oma telefoni, viskad aknast välja. Ma ei tohi oma perele sellist häbi tuua enam. Ja seega äkki need tüübid, kes manuaali roolis saavad rullimisega hakkama, äkki nad on selle välja teeninud. Osad inimesed siin elus on lihtsalt rohkem asju välja teeninud. Selleks, et seda mõtet kinnistada, teeme ühe näite, analoogi. Selline klassikaline näide. Klassikaline stsenaarium, et naisterahvas kutsub meesterahva õhtuks enda poole. Natuke heteronormatiivne näide, aga meil on aja peale minek täna. Ma ei saa kõiki läbi teha. Naisterahvas kutsub meesterahva õhtuks enda poole. On selline klassikaline, et Eesti Rahvusringhäälingu Jupiter ja Põks. Kelmikas Von Focki vaatamisõhtu. Te teate, millest ma räägin. Kelmikas Von Focki õhtu. Panete Jupiterist Von Focki peale, vahvan, üks käsi liigub sinna, teine käsi liigub tänna. Vahvan. Ja siis korraks nagu käsi müttab sees minna. Ja siis korraga jääb nagu seisma. Lihtsalt nüüd mingi näpp lihtsalt istub sees. Nagu ühenduse viga või midagi. Lihtsalt lihast ja luust kuradi tampooni istub sees. Ilmselgelt see hetk sa võtad teleka puldi, paned pausi peale ja ütled, mida kuradit me teeme? Kas me saame kahte asja? Kas me saame Von Focki vaadata ja sina mulle näppu panna samal ajal või ma panen ühe pausi peale? Kui sa ei suuda kahte asja korraga teha, me peame ühe pausi peale panema. Ja arusaadavad. Aga nüüd kujuta ette, et see meesterahvas, kes külla tuli, on rohkem selline manuaalivend. Panete Von Focki käima, ta käsi on su õla peal. Sa näed silmanurgast ka, käsi on õla peal. Ja siis mingi hetk hakkad mõtlema, kurat, keegi on veel ruumis või? Nagu kaks kätt oleks all ka. Vajutab nuppe, mida sa pole enne teadnud, et eksisteerivad isegi. Sul hakkab endal juba natuke uduseks minema eest. Raske enam aru saada, kumb pius ekraani peal on. Märt või Priit, kurat, ma ei saa aru. Ja siis samal ajal, kus ta kuradi möllab minna seal, siis samal ajal hakkab sulle nüüd kõrva veel mingi Von Focki triviat ka sosistama. Nad filmisid Rummu karjääris seda 20 tuublit tegid ja Priit käis ise vee all 20 korda. Esimest tuublit kasutasid. Ja sa oled seal kõrval lihtsalt enda mootor sisse välja suremas. Siis võib-olla see tüüp on kaks tegevust korraga ära teeninud. Ja vaat sellele Tallinna kooli direktorile ma ütleks, see on see, kuidas sa kuradi analoogi teed. Siia õhtu lõppu ma tahaks ühe südantsoojendava looga jätta. MMA. Hästi populaarne spordiala praegu. Kui on keegi, kes ei ole juhtumisi veel kuulnud, siis MMA, vaat see lühend tuleb inglise keelest. See on Mixed Martial Arts, mis siis eestikeelne toortõlge oleks puurivõitlus surmani. Ja see on selline võitlussport, kus siis kaks vastast peavad minema, nagu nimi ütleb, puuri ja võitlema surmani. Ja see leiab aset sellises 8-nurkses alas, mida nad kutsuvad oktagoniks. Ja see on traataiaga ümbritsetud. Boksis on lihtsalt 4 nurka ja nöör. Siin on rohkem nurkasid ja aed. See on nagu ülialfa asi. Ja ma tunnistan pikemat aega, ma ise ei saanud aru sellest MMA ja võitlusspordi nagu võlust. Aga ma mäletan seda hetke, kus ma hakkasin aru saama. See oli aastaid tagasi, kui oli selline tiitlimatš nagu Conor McGregor versus Habib Nurmagomedov. Ja see oli see hetk, kus ma olin nagu, et okei, see ei ole lihtsalt see matš. Siin on ka lugu taga, siin on narratiiv, see on natuke nagu Shakespeare isegi. Sest nagu mitu kuud enne matši on pressikonverentsid, kus nad ehitavad üles seda asja. Ja Conor McGregor on siis Iirimaalt pärit, ta on Iiri võitleja. Ja nagu me kõik teame, siis iirlastele hullult meeldib sitta rääkida teiste kohta. Ja Habib on Dagestanist pärit ja nagu me kõik teame, siis Dagestani inimestele üldse ei meeldi, kui nende kohta sitta räägitakse. Seega seal oli selline kultuuride põrkumine juba. Ja lõpuks, kui matšipäev kätte jõudis, siis selguski, et Conor oli natuke vale taktika valinud, Habib oli ülivihane. Murdis Conori ära ja sa eeldaks, et siis on läbi, on ju. Üks murdis teise maha läbi.
aga ei olnud. Sest peale seda, kui Habib Conori ära murdis, mis ta nüüd tegi, oli see, et ta pööras ümber, ronis sellest traataiast välja ja hakkas suvalisi tüüpe tampima. Ja vaat see oli see, et kus mina sain aru, et see on meelelahutus. Ei, sest oleme ausad, kes siit ruumist päriselt Eesti kergejõustikku jälgib? Täpselt. Aga kujuta ette, sa paned ETV peale kergejõustiku MM, Eesti 10-võistleja Maicel Uibo minemas odaviskekatsele. Ja kuna te just tunnistasite, et te jälgi kergejõustikku, siis see väike trivia fakt juurde, et Eesti 10-võistleja Maicel Uibo, tema abikaas on, kuidas öeldagi, mitte Eesti päritolu. Ja okei, ta on siis odaviskekatsele minemas. Ja nüüd kujuta ette tribüüni peal mingi Saku originaali särgis vend korraga karjub. Rassireetur! Ja nüüd Maicel pöörab ümber, paneb odaga tema suunas. Kas? Paneksid ETV peale. Ja peale seda Conori ja Habibi matši, ma mäletan, internet läks täiesti lolliks, kommentaariumid olid põlemas. Ja mulle meeldis, et osad kommentaarid olid nagu, et issand jumal, kuidas see olukord sai niimoodi eskaleeruda? Kuidas neil veri niimoodi pähe hakkas? Ja ma nagu, et no, nad on puurist surmani võitlemas, nii et kuidas sa arvasid, et see lõpeb? Nagu, et üks alistab, teise on... Ei, ta käed olid verised, ta kuulis selja tagant, mingi tüüp oli, Dagestan sakib, okei, sa oled järgmine. Ja minu jaoks see on üllatav sellepärast, et põhikoolis üks mu klassivend oli Dagestanist pärit. Seega võiks öelda, et ma olen väikest viisi Eesti Dagestani kultuuriekspert. Ja juba koolis ma sain aru, et Dagestani inimesed, nad on teist masti inimesed. Ei, kui ma istusin matemaatikas tema kõrval, mul oli nagu, et miks ma täiskasvanud mehe kõrval istun? Mina üritasin Pythagorase teoreemist aru saada. Ma olen suht kindel, et ta lahendas tuludeklarit kõrval. Nagu vaatas, kuhu teise naise alimendid mahutada. Mul ei olnud häälemurret veel toimunud. Dagestani poistel me keegi ei tea, kuna häälemurre toimub. Juhtiv teooria on see, et Dagestani poiste häälemurre toimub sünni ajal. See on meie praegune juhtiv teooria, et kui Dagestani poisid, kui nad on veel ema sees, siis on... Aga kohe, kui nad välja tulevad, tervist. Ema, isa, hakkame pihta. Ja see hetk, kui mina põhikoolis käisin, võiks öelda, kultuuri ajalooliselt oli su ema naljade hiilgeaeg. Kui siin on nooremaid inimesi, kes ei elanud sellel ajastul, siis su ema naljad oli lihtne žanr. Ta ei olnud tehniliselt kuigi keeruline, aga sellegi poolest väga efektiivne. Põhimõtteliselt sa pidid ükskõik mille lõppu ütlema su ema ja kõik andsid siin kätel ja plaksutasid. See ei pidanud isegi loogiline olema. Sööklatädi küsis veel ploffi, sa ütlesid su ema. Ja kõik olid, sa panid selle muti paika, sa panid selle muti paika. See oli kaunis aeg. Ja sellest lähtuvalt ühe vahetunni alguses üks mu Eesti klassivend mõtles, et peaks tegema selle Dagestani klassivenna peal väikse su ema nalja. Ja mõte oli väga hea. Ja nii ta vahetunni alguses vaataski tema poole ja ütles, et jõu mees, ma saaks su ema kätte 2 krooniga. Ja kui siin on noori inimesi, kes ei mäleta valuutavahetust, siis 2 krooni oli väga hea hind kellegi ema eest. See oli nagu täielik sooduspakkumine, isegi kui sa pole huvitatud, sa natuke mõtleks. Ja üllataval kombel tuli välja, et Dagestani inimesed päriselt austavad oma vanemaid. Ma tean, mis on pöörane. Sest oleme ausad, Eesti lastel on 0 austust vanemate vastu. Me oleme kõik näinud mingit Eesti tatikat telefonis kuskil. Mine vittu, mamps! Eesti lastel on 0 austust vanemate vastu. Dagestani lastel tuleb välja päriselt austavad. Ja mulle meeldis, et mu Eesti klassivend sai sellest nii kiiresti aru, et ta hakkas viimase 2 sõna ajal juba jooksma. Ja ilmselgelt ta pidi karistatud saama. Ja järgneski selline Tom and Jerry stiilis tagajamistseen, kus meie Eesti klassivend üritab põgeneda igast asju selja taha lükata, et äkki natuke edumaad saada. Miski ei hoidnud seda Dagestani tüüpi tagasi.
Ja korraks mu Eesti klassivend arvas vist, et nüüd tal on võimalus natuke mingi paar lisasekundit võitu saada, kui ta oli koridori peal ja ta lükkas enda selja taga oleva koridori vaheukse kinni. Ja peale seda me nägime kõik koos klassiga pealt, kuidas meie Dagestani klassivend põhikoolis jooksis läbi ukse. See oli klaasist uks, aga ikka muljet avaldab. Ja me kõik panime kohe kuklad, okei, tema peal su ema nalju ei tee. Kui on üks, kelle peal me ei tee, see on tema. Ja muidugi ta saigi meie klassivina kätte, tampis ära. Aga põnevaks läks asi järgmine päev. Sest järgmine päev kutsuti selle Dagestani poisi isa kooli. Ja see, kui see isa parklasse jõudis, seda energiat oli nagu majja sisse tunda. Vaat see vihane isa energia, kes on nagu, et kurat, miks mina pean kooli tulema, ma käisin koolis ära juba, ma ei taha tulla siia. Kui ta linded perstas on, ma panen kodus oktagoni püsti, kuni ta õpib raisk, kuni ta õpib. Ja me olime nii õnnelikud, et keegi meist ei pea sellele isale seda kõne pidama, mida meie direktor pidi. Meie vaene direktor, kes pidi sellele mehele seda serveerima. Lihtsalt, igatahes eile juhtus väike intsident. Ja see, kus ta isa nagu, hinded on korras või? Ja see, ei, hinded on korras. Ja igatahes see koridori vaheuks. Ja tuli välja, et tema isa ei kutsutud kooli sellepärast, et meie klassivend lõuga sai. Vaid sellepärast, et koridoris tuul puhub nüüd. Mis on nii Eesti asi? Ei no, lapsi me saame alati juurde teha. Uksed, kust need tulevad? Ja siis meie direktor oligi teisest, ei, hinded on korras, aga kui te saaksite koolile kompenseerida selle ukse, millest teie poeg läbi jooksis. Ja selle peale, et isa leebus kohe, ta oli nagu, hinded on korras või? Lihtsalt kaitses ema au või? Ei, muidugi saab, palju see uks maksab? Ja meie direktor ütles talle, rohkem kui su ema. Aitäh! Sinu kohvitassi sees, ma see hobi, mis sul lõpuks rööbib inimlikkuse. Kui ma laval saunas täies pikkuses, välja sirutan su ees, võtlen sulle liikluses, suren mingi rumal šlaager klappides, auto all.